Ma räägin täna kõigepealt mõne sõnaga taustast ehk siis sellest, milline on poliitiline maastik Euroopas ja Eestis. Ma räägin erakonna seisust väga lühidalt, kust me tuleme, mis täna on 2010 võrdlus 2011. Me räägime täna ka ideoloogilisest alusest, käime need põhiteesid ja põhiideoloogia siin minu esitluses, sõnastuses üle, mis on avatud laiaks debatiks. Väga oluline neljas punkt, millised on meie edu eeldused, ehk siis edasise edu eeldused, mõned põhimõtted, mida ma tahaksin teiega jagada. Ja viiendaks siis järgmiste sammude osa, ehk siis mis on lähitulevikus, mis on kaugemas tulevikus meie sihid ja siis see põhiline, kuhu me tahame liikuda. Paremjõudude üldine edu on põhinev sellel, et on suudetud tegelikult avada parempoolse maailmavaate hoolivam ja inimlähedasem osa. Teiseks, valijabaasi on väga paljuski laiendatud, on viidud jällegi ellu inimlähedasi kampaaniaid ja ka loomulikult selle juurde käib otsesuhtlus, ehk siis on mindud massiivselt Rootsis, Norras, Taanis, Suurbritannias ja mujal inimesteni. Ei ole räägitud nendega mitte lihtsalt reklaamibuklettide ja telereklaamide keeles, vaid on mindud inimesti nendega räägitud, nende probleeme kaardistatud ja pakutud ka oma poolt lahendusi. Ja kolmandaks on majanduskriisidest tulenev. Ühelt poolt paremjõududes olevad poliitikud on näidanud ennast edukate majanduskriiside juhtidena. Milline on seis siis tegelikult Eestis? Eesti peamised suundumused on järgnevad. Suurenev stabiilsus, ehk siis valimistel edukad on viimase 5-8 aasta jooksul olnud edukad ka valitsuses olles, ehk ei ole olnud sellist tsüklilisust, mida me oleme näinud 90 aastate keskel. 2011. aasta valimiste järgselt me ei leia enam parlamendis tegelikult amatööre. Meie parlamendis on professionaalid, elukutselised poliitikud, elukutselised erakonnad, nende fraktsioonid ja neljandaks, mida tuleb välja tuua siin debatis, on ka teatud määral selline vaikselt suurenev vasakihalus. Me pendel on tänases Eestis poliitikas küll jätkuvalt paremal, kuid teatud määral kumab selline vaikselt ligihiiliv soov seda tegelikult kallutada. Ja meie püsitoetajad teavad seda ja nende jaoks on olulised need väärtused ja aated, mille eest me seisame. Aga kõhkleva valija jaoks, ma arvan, et meie konkurentidega võrreldes pigem oli see hägune ja siin on majandusaasta aruande käigus käis läbi ka see majanduslik seis, eks ju, 13 miljonit krooni valimisvõlga aasta-poolteist tagasi, pigem tagasihoidlik toetajate baas. 2011 suvi on see olukord mõnevõrra erinev. Meil on täna 23 kohta parlamendis, püsitoetus ligikaudu sama, 13-15% mail, mis kindlasti ka meie kõhklevat valijat huvitab. Millele siis IRL tegelikult tugineb? Mis on siis see meie reaalne konservatiivne lähenemine või ideoloogia? Ma püüdsin selle võtta kokku üheks lauseks, aga ma räägin ka natukene laiemalt sellest mõnede olulisemate märksõnadega. Aga ühte lausesse võttes võib-olla võiks öelda midagi sellist. See tähendab lähtumist püsiväärtustest, konservatiivsus, see tähendab isiku vabaduse tähtsustamist koos vastutusega, see tähendab hoolimist ligimesest. Need kolm peamist vundamenti. Ja meie eesmärk, mida me oleme öelnud välja igal pool, on loomulikult Eesti rahva keele kultuuri säilimine, areng ja loomulikult rahvusliku julgeoleku tagamine. Me võime öelda seda, et konservatiivsus iseenesest tähendab keskteed. Meie lähenemisest paremale jääb liberaalsus, vasakule sotsiaaldemokraatia. Sotsialism või sotsiaaldemokraatia tähendab võrdsustamist, ümberjaotamist. Liberaalse poliitika eesmärgiks on pigem kasum ja sellest tuleneb siis ebavõrdsuse suurenemine ja me võime võtta selle väga lühidalt kokku lihtsalt. Vaadates paremale on inimese kõige tähtsam, inimese valikuvõimalused ahtamad, vaadates aga vasakule, need valikuvõimalused võivad üldse puududa. Meie oleme kesktee, vastutus, haritud ühiskond tagab ausa ja kohusetundliku riigi, haritud inimesed teevad seda, suudavad seda vastutust välja kanda,
Teiseks, vabadus on see, millele tegelikult me saame põhineda oma heaolul, ehk siis vabadus, vaba ettevõtlik hakkaja inimene loob ühiskonnas selle väärtuse ja seda tuleb kaitsta. Ja loomulikult kohustus hoolida nendest, kes vajavad hoolitsust, kes vajavad abi. Me hindame vastutuse all traditsioone, patriotismi, humaanseid püsiväärtusi, mitte juuretust ega võltstolerantsi. Me usume haritud kodanike toimivasse riiki, mitte ülereguleerimisse. Ja kolmandaks, me lubame riigil kulutada vaid nii palju, kui meil on tänaseid võimalusi. Me ei ela tulevaste põlvkondade arvelt, me ei ela võlgu. Vabadus. Lihtsalt 3 postulaati. Me usume inimesse tema valikusse, mitte riigi ümberjagamisse. Me peame inimeste ülimuslikkust riigi eest, mitte vastupidi, ehk siis võimalikult väike sekkumine üksikisiku ellu. Ja kolmandaks, ettevõtlike innustamine, mitte nende karistamine. Kolmas hoolivus, ehk siis kolmas postulaat meie konservatiivse ideoloogia puhul. Me ulatame abivajale käe ja me aitame teda jalule, mitte me ei sea teda sõltuvusse anonüümsest riigi abist. Me kindlasti tähtsustame tööd, me tähtsustame enese teostust, mitte ei võõruta, nagu sotsiaaldemokraadid, inimesi toetuste abil tööst. Ja kolmandaks, me usume inimeste võrdsetesse võimalustesse, mitte inimeste võrdsus, mis on väga põhimõtteline erisus jällegi meist vasakule jäävatest ideoloogiatest. Me kaitseme riigieelarve tasakaalu, me kaitseme ausat riigi valitsemist, me ei sahkerda ega ei larista, me ütleme ei palgaarmeele, me ütleme ei tasulisele kõrgharidusele, me ütleme ei astmelisele tulumaksule, me ütleme ei ka kinnisvaramaksule, kaitseme koduomanikke laiemalt. Ja väga palju poleemikat ja emotsiooni tekitav teema, me ütleme ei ka homoabieludele. Me kaitseme traditsioonilist perekonda. Minu selge arusaam on, et me ehitame rahvaerakonda, mitte nišierakonda, mis tähendab seda, et me laiendame oma valija baasi, me tegeleme ühiskonna tegelike probleemidega ja me peame pidevat ja lähedast dialoogi erinevate valijatega, nii nagu on teinud meie sõsarerakonnad, edukad sõsarerakonnad Euroopas. Teiseks, väga lihtne põhimõte, poliitikud alluvad erakonnale, mitte vastupidi, ehk siis me oleme üks ühtne meeskond. Sellega seondub väga lihtne arusaam jällegi, eriarvamused klaaritakse erakonnas, mitte avalikkuses. See on ühtse meeskonna väga oluline põhimõte. Ja kolmandaks, suurimat vastutust kannavad erakonnas need, kes on võimekad, kes on töökad ja kes on näidanud ennast ja näidanud ennast kriisides, näidanud siis, kui erakonnal on raske, sest siis, kui meil läheb hästi, siis on kõik rõõmsad ja kõik omavahel väga head sõbrad. Kui me oleme kriisis, siis tegelikult need, kes suudavad kriise ületada ja vastutust välja kanda, nendele pannakse ka suurim vastutus edaspidi. Ja millised on siis järgmised sammud? Loomulikult edukas valitsemine, ehk siis näidata ennast lubaduste elluviijana, näidata ennast eduka valitsejana. Meil on 6 ministripositsiooni, väga märkimisväärne esindatus parlamendis. Loomulikult erakonna jätkuv laiapõhjaline ehitamine, mille sekka kuulub piirkonnad, mille sekka kuulub kommunikatsiooni pool, liikmeskond ja kõik muu. Põhilubaduste elluviimine, millest ma räägin. Meie uue arengusammu sõnastamine Eestile, et siis mida ma selle all mõtlen, mis tegelikult seisab meil ees ja mida me peame ühiselt tegema. See tähendab reaalset visiooni, mida me peame hakkama täna omavahel läbi arutama, mis aitab tegelikult kogu Eesti ühiskonda järgmisele tasandile. Aga nüüd me peame liikuma edasi. See on tegelikult see arenguvõti, millesse me usume tuleviku osas. See peab andma täiendavat lisaväärtust, eks ju, meie senisele arengule. Kolmandaks, me peame küsima endalt, mis on see tegelik päästik siis, mis viib Eestit lähemale Põhja-Euroopale, lähemale arenenud riikidele. Kas selleks on majandusteema päästikuna, kas selleks on tööhõive uus visioon ja selle probleemi sõnastamine, kas see on hoopis haridus kui keskne visioon
mis hõlmab kõiki teisi valdkondi. Või on selleks näiteks maksutemaatika, on selleks haldusreform. Minu arusaam on aga selles, et me vajame väikeriigina midagi enamat. Ma kutsun kõiki meid arutlema selle üle juba täna. Mul on olemas endal kindlasti arusaam, milline võiks olla see arenguvisioon ja kuidas võiks see välja näha, aga ma tahan kuulata tegelikult ka meie erakonna liikmed ja tipp-poliitikute seisukohti, et me saaksime võimalikult ühtse arusaama, milline on arenguvisioon tegelikult mitte ainult 2015. aastaks, vaid juba 2019. aastaks, et me suudaksime vastata palju varem kui eelmisel aastal nendele väljakutsetele, mis seisavad ees järgmiste parlamendivalimiste eel. Täna on õige hetk arutada selle üle, mis toimub 2015 või ka juba 2019. Nii et ma kutsun kõiki teid mõtlema nende ideede ja selle visiooni üle. Suur aitäh teile!